tulemast tagasi minu kanalile ja tänases videos siis näitan teile oma haiglakotikest. Mul on see haiglavott nüüd juba paar nädalat peaaegu täitsa pakitud olnud. Mul on paar asja vaja siia veel soetada. Aga ma kuidagi tunnen, et ma filmilist videot ära, kui ma seda kohe filmima ei hakka. Ja need asjad, mis ma soetan, need on nii basic asjad, nii et need ma lihtsalt ütlen teile. Ja andke andeks, kui ma siin videos hingeldan, sest et reaalselt mul on kops nii koos. Mul on kops nii koos lihtsalt. Nagu tunda on, et laps on nii suur, emaks on nii suur ja lihtsalt nagu kõik see kuidagi surub. Et tegelikult ma tean seda, et ma saan piisavalt õhku, aga lihtsalt on siuke tunne, nagu puudus oleks. Täpselt niimoodi surub. Nii et võtab hingeldamasse rääkimine. Nii et siis teate. Aga mul on siin koti täis asju. See kott ma arvan, ma selle kotiga päris ei lähe haiglasse. Aga see oli ainuke vaba kott, kuhu pakkida asjad. Nii et siia ma pakkisin. Ja täna on mul siis täpselt 35 rasedusnädalat täis. Ehk siis 36 hakkas. Nii et täpselt 2 nädala pärast on laps nagu loetakse nii-öelda õigeaegseks, mitte enam enneaegseks, kui ta sünnib, mis on crazy. 2 nädalat, saate aru või 2 nädalat läheb nagu njuhti lihtsalt. Loodame, et ootab õige aja ära ja siis ta võiks juba iga kell tulla. Ma olen valmis, ma olen väga valmis. Samas ma täiega naudin ka seda raseduse lõppu ausalt öeldes. Aga alustame selle videoga. Nii, ja ma ütlen, ma lampi mingi 2-3 nädalat tagasi isegi võib-olla, äkki isegi rohkem, 6 aega tagasi. Pakkisin selle koti ära, sest et mul lihtsalt tekkis siuke tuhin, et ma pean selle koti ära pakkima. Ma lihtsalt pean selle ära pakkima. Võib-olla ilmselt mingisugune südamerahu teema, et ma tunnen, et on pakitud, siis on nagu kuidagi, ma olen nagu prepared, vaata. Nii et ega ma ise ka enam nii täpselt ei mäleta, mis mul kõik siia sisse on pandud. Aga alustame. Ma tellisin Sheinist mingi aeg siukse kotikese, nagu ta on praktiline ja ma just mõtlesingi, et käru külge on teda hea hiljem panna, aga hetkel ma pakkisin siia sisse siis nagu lapsele vaja minevad mingid nagu hügieeni asjad või. Ühesõnaga siin sees on mul siis lapsele kamm ja ma ilmselt ei oleks seda muidu ostnud niimoodi spetsiaalselt poest, aga kuna ma kunagi ostsin ise endale selle kogemata Eestis muumikamm, siis ja ma tean, et see läheb väikestele lastele, siis mul oli see alles hoitud ja ma panin selle siia, sest ma olen kuulnud, et neil ikkagi on päris palju juuksi, kui nad sünnivad. Ja siis on nagu hea kammida, on ju. Ühesõnaga, see on olemas. Siis ma tellisin Vintedist, Vintedist kellegi käest täiesti kasutamata lutipudel ja ma ei tea jällegi, kas mul läheb seda seal haiglas vaja. Ma ei kujuta ette kausalt öeldes, aga ta mul vähemalt kaasas. Ja selle lutipudeli ma valisin niimoodi, et oleks nagu aeglase vooluga siis öeldaksele, et ta ei oleks liiga kiire, et laps ei harjuks ära selle nagu kiire vooluga, sest et rinnast ei tule kiire vooluga, et ta imiteeriks ikkagist seda voolu, mis ta nagu rinnast ka saab. Nii et siis siuke firma mingisugune tellisin täiesti kasutamata. Siis tellisin sealt samast selle sama naise käest ka 2 lutikest. Jälle ma ei kujuta ette ka, kas neid läheb vaja või neid ei lähe vaja. Ma olen kuulnud, mõned soovitavad, hea on, kui on kaasas. Mõni ütleb jällegi, et täiesti lamp, tead, ma arvan, et see lihtsalt oleneb ka nii palju lapsest, et me ei saagi nagu öelda, et nüüd see üks asi on õige või see on vale. Nii et pigem las olla ettevalmistunud. Okei, mul siia kotti on kuidagi sattunud lapsele ka väiksed sokikesed. Ma ei tea, ilmselt neid ei lähe vaja, sest et ta sünnib nii kuumal ajal lihtsalt. Aga we'll see. Siis me ostsime talle ka siuksed beebivaipsid. Soovitati, et ma ei tea, ühed meie tuttavad, kes siin Hispaanias sünnitasid just alles, siis nad ütlesid, et Hispaania haiglas on suht siuksed nagu keemilise lõhnaga nagu beebivaipsid, et nad soovitavad, et ise need kaasa. Ja need olid, ma vaatasin ühe siis äppi kaudu, et nende hinnang oli väga hea ka seal. Nii et siuksed suht naturaalsed nagu tunduvad. Või peaks ikka olema nagu täitsa 99% veest tehtud. Ühe asja ütlen siia vahele, et kui te kuulete siin mingit häält, siis mul laeks käib propeller, et tuult teha.
kui mul lihtsalt lõhku muidu. See on siis lapsekott ja siis siia lapsekotti tuleb mul juurde veel või noh, ilmselt siia koti sisse päris ei mahu, aga mõned mähkmed. Ma ei ole veel neid ostnud, peabki ära ostma need. Ilmselt rohkem midagi siia sisse otseselt ei tulegi, nii et see on siis nagu lapse hügieeni asjad. Siis me saime kingituseks siukse kõristaja mingi aeg. Mul sõbranna kinkis ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma võtan sellega kaasa, et äkki tore talle näidata seal kõristada, ma ei tea, ühesõnaga, mulle tundus, et see on nagu nunnu asi, mida siia kotti panna. Okei, no see kott on mul siin lapse riietega nüüd. Ja ma panin seal päris palju erinevaid, ma ei tea jällegi, kuidas, nagu millal ta täpselt tuleb. Kui ta tuleb kuumalaine ajal, siis ma ilmselt ei pane seda. Aga on üks siuke pidžama meil pikkade käistega ja pikkade jalaosadega, on ju. Veits nagu on mõtlema pannud see, et kuna tal tähtaeg on ju augusti keskel, on ju. Aga ta võib ka augusti lõpus tulla, me ei tea, on ju. Ja me ei tea, mis ilm täpselt siis on, aga no ilmselt on suht palav. Siis kõik, mis on pikkade käistega, ilmselt ei lähe kasutusse. Nii et õnneks meil on lühikesi asju ka ja nagu enamus asjad, mis ma olen saanud lapsele riietest ongi tegelikult nagu teiselt ringilt. Ma saingi need siukse kastiga, võib-olla mäletate, ma ütlesin ka mingi aeg, et ma ostsin 30 euroga lihtsalt suure kasside nagu lapse asju, poisi asju, vastsündinu asju ja nagu seal oli väga palju riideid, nii et enamus olid ikkagi nagu selles suhtes siuksed, mida me saame kanda, aga paljud on nagu pikkade käisega podid, et noh, nendega oleme siin tegelikult selle vastsündinuga ilmselt mitte midagi teha, aga ta on kaasas ja vaatab. Siis ma võtsin kaasa siukse tekikese. See on siis minu vanavanema tehtud vist, et sellega toodi siis ka mind haiglast koju. Nii et siis emps andiski selle minu kätte, et saab siis lapse sellega haiglast koju tuua. Ja siis, kuna ma jällegi ei tea just seda ilma, siis ma pakkisingi erinevad asjad kaasa. Ja need asjad on siin kortsu läinud juba, aga ma võtsin siukse podi kaasa. Ma võtsin tegelikult oleks ülinunnu sellega ta koju tuua. Siuke pidulik, nagu reaalselt lapse pidulik päev. Aga ma võtsin, ma ei tea, kaua me haiglas ka oleme. Ma ei tea, kui suur ta tuleb. Ma võtsin ka siukse lühikeste käistega podikese. Ja siis siin on ka veel ühed sokikesed. Ja siis ma võtsin ka igaks juhuks ühed pikad püksid kaasa. Äkki haiglas on jahe ja on vaja panna, jälle ei tea. Siis ühe jälle lühikese podi. Äkki reaalselt on nii palav, et ta tulebki ainult sellega, mitte midagi muud ei panegi talle ümber. Ja siis ühed pidulikud püksid, need on siis selle liipsuga kostüümi juurde. Nii et vaatame, ühesõnaga valikut on ja me oleme nagu valmis igaks ilmaks ja tõenäoliselt kasutamegi siis ainult üht asja. Siis on minule mingid siuksed, kuidas nüüd nimetada, raviasjad või mingid taastusasjad. Sellega teate küll kõik. See pudel, ma alguses ei ostnud seda, aga jällegi lõpuks leidsin Vintedist. Keegi müüs mingid 100 erinevat asja ja siis täiesti kasutamata lihtsalt külma vee paned siia sisse ja siis saad sealt altpoolt puhastada. Pidi olema ülihea abivahend. Siis on mul siin rinnapadjad. Jällegi ma ei tea, kas neid läheb vaja või ei lähe vaja. Vähemalt on mul kaasas, ma ei pea sealt kellelgi küsima. Siis on need võrkpüksid, et neid väga soovitatakse. Neid on muidugi mul 5 tükki. Ma väga loodan, et nendest piisab. Aga kui ei piisa, siis alati saab apteegist ka muidugi osta. Siis on jällegi Vintedist, ma ei oleks seda ise ostnud, aga kuna see oli lihtsalt tuli kaasa seal teiste asjadega, siis siukene nagu padjake, mida sa saad teha nii soojaks kui külmaks, et siis panedki sügav külma ja lihtsalt paned selle oma alukate sisse, et ta jahutaks sealt alt. Et siuke asi. Ja siin sees on siis ka olemas mingid lapikesed, ma ei tea, milleks neid vaja on, aga need olid ka siin karbises kaasas. Ma arvan, ma saan nendest aimu siis, kui mul neid vaja läheb, et no selles okei, ma saan aru, need kaitsevad nagu
selle külmakoti ja siis nagu sinu ihu vahel peaks nüüd olema ilmselt, et midagi sinnapoole, aga eks ma süvenen siis kogu aeg käes. Siis see ei ole päris silver sprei, aga ta on ka mingisugune sükene sprei, mis pidi olema ülihea. Peale siis sünnitust rahustab. Ma pean silver sprei ka veel tegelikult ostma. Aga jah, ühesõnaga ta pidi olema nagu väga hea, vajalik. Teate, ma ütlen ausalt nagu ärge minu järgi neid asju ostke. Sest et ma olen lihtsalt ostnud niimoodi, et nagu olen uurinud, küsinud teistelt, lugenud ja mis mulle tundub nagu, mida läheb vaja, aga lõpuni välja me ei tea tegelikult, mis need on. Reaalselt ei, mul ei tule meelde, mille jaoks need on, oota, ma pean need lahti tegema nüüd. Siuksed nagu põhimõtteliselt püksid, mida jalga tõmmata. Neid on mul ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tükki. Põhimõtteliselt aluspüks tasemel siis. Reaalselt saate aru, mul ei olnud isegi meeles, et ma olin need ostnud. Ma peaaegu hakkasin neid uuesti ostma. Lihtsalt ajumaht on niimoodi vähenenud, see on ebareaalne. Väga hea, et ma selle video siin tegin. Nüüd on minu hügieeni asjad. See on täiesti pungil asjadest, sest et ma pakkisin selle niimoodi, et kui ma olen isegi nädal aega haiglas, et ma tunneksin ennast hästi. Ma ei tea, kas ma jõuan kasutada neid asju, aga mul on vähemalt need kaasas. Ja kui mul on aega, siis ma vähemalt saan ennast hästi tunda. Võtsin kaasa näomaski. See on asi, mis teeb lihtsalt kohe sealt enesetunde freshiks. Siis ostsin uue hambaharja kaasa, sest ma niikuinii pean varsti oma hambaharja välja vahetama. Nii et siis võtan seal uue kasutusele. Võtsin kaasa patsikumme. Võtsin kaasa meigi eemaldus lapikesed, mis mul on siuksed taaskasutatavad. Soovitan väga osta need, on üli head. Mingi jumekat eemaldada, nagu puhastab nii hästi näo ära. Siis mul sõbrannad kinkisid mulle selle Laureni kreemi. Nii et ma võtan selle kaasa, olen ühe korra proovinud ja oli ülihea. Nii hea lõhnaga, nii niisutav. Võtan selle ka kaasa. Siis on mul siin 3 totsikut, balsam, siis šampoon ja näopesuvedelik. Näopesuvedelik on siin. Ja siis on balsam ja šampoon. Kumbki nendest. Ma lõhna järgi saan aru, kumb on kumb. Siis ostsin uue hambapasta kaasa. Jällegi, niikuinii hiljem ka kulub seda. Nii, siis mul jäi poolikuks siin üks või natuke ees ja põhja veel näokreem. See on kusjuures minu lemmik näokreem hetkel, veleda oma. Et meelega võtsin endale hetkel kodus uue kasutusele ja siis siia sisse veel jäi nii palju, et ma saan haiglas seda kasutada. Hambaniit, no lihtsalt ei saa ilma. Siis võtsin kaasa siukse D-differentsi, kas ta on BB-kreem või? Ma ei tee vahet nendel mingid CC ja BB-kreemidel. Ühesõnaga, see on siukse nagu katvusega kreem näole, et ilmselt mingid muud make-upi seal teha ei jõua, aga vähemalt asi seegi. Ma ei mäleta, mis asi see oli. Jep. Võtsin siit kohalikust siuksest pahest nagu Rossmann nipukreemi. Soovitatakse väga. Intiimpesukeel, jällegi sõbrannad kinkisid, kindlasti kulub ära. Kätekreemi võtsin ka kaasa, soovitatakse, et nahk võib nagu ülikuiv olla pärast sünnitust. Ma isegi reaalselt, mida asja ma isegi mäletan, et ma siukse asja siia kotti panin. Mul on lampi, ma arvan, et see on mul kogemata siia sattunud. Aga lampi on lipliner ka siis siin olemas. Mida ma ainult selle liplineriga teen, mul isegi ei ole mingit huulepulka kaasas. Mida on see lipliner? Ma ei tea, ühesõnaga. Siis on mul kaasas, issand ootata, ma teen selle puhtaks. Kunagi Türgist ostetud juukseli. Sest see oli mul ainukene, mis lihtsalt seal kapis seisis. Šilet. Me ei tea, kaua me seal olema peame, nii et šilet. Ja väga soovitatakse ka huulepalsam, nii et see ka siis siin kotis. Need on siis minu hügieeni asjad, et neid pakkides konkreetselt lihtsalt mulle tundus kõige mõistlikum mõeldagi sellele, et mida ma igapäevaselt vajan, mida ma igapäevaselt kasutan, mis paneb mind päriselt ka paremini tundma. Ja
ma lihtsalt kujutasingi ette seda, et kui ma olin aasta alguses siin haiglas, millest ma puudust tundsin, juuksehari, oh my god, siis kõik mingid puhtad asjad, nagu puhtad riided mulle, näopesu asjad, mingid, tead, siuksed nagu basic asjad, hambari on ju. Et basic asjad, mida sa oled nii harjunud igapäevaselt, aga kui neid järsku ei ole, siis sa tunned ennast nagu veel halvemini, sa tunned ennast veel haigemana. Ja minu arust üldse nagu, kui mingi, ma ei tea, kodus ka lihtsalt oled haige, mitte rasedana, üldse lihtsalt oled haige, aga sa oled must räpane, siis see paneb veel halvemini tundma, et kohe, kui sa teed oma iluprotseduurid ära, nagu hügieeniprotseduurid selles mõttes, siis kohe hakkab lihtsalt nii palju parem olla. Lihtsalt kuidagi see fresh tunne, nagu seda ei saagi nagu mitte kuidagi muud moodi, kui lihtsalt siukeste asjadega. Nii, mul läks nüüd siin selle koti, ei läinud. Vaatame edasi siis. Mul ka huvitav vaadata, ma ei mäleta mitte midagi, mis ma siia panin. Ma tellisin endale Sheinist ka siis selle kammikese. See on nagu põhimõtteliselt pead niimoodi umbes seda käes hoidma. Kui on valus, siis sa lihtsalt surud seda ja põhimõte on sellel see, et sa surudki nagu seda valu teise kohta. Tunneksid kas vähem valu seal allpool, nii et sul nagu fookus läheks mujale. Nii et ilmselt siis hoiad seda nii ja nii või nii. Nii et Sheinist mingi 1.50 äkki maksis. Ostsin selle. Issand, mul on nii palju riideid siin kaasa võetud. Nüüd on minu riided siis kõik. Ja väga raske oli pakkida endale riideid kaasa, sest ma ei tea, mis suurus mulle läheb. Ma ei tea, mis kraadid seal haiglas on. Ma ei tea. Aga sokid endale. Tegelikult neid sokke peaks veel panema siia kotti. Ma hiljem panen. Siis võtsin kaasa lihtsalt ühe suure pluusi. Need asjad on kõik mul siin kortsu läinud kotis. Sest et ma arvan, et sellega seal mõnus olla. Jällegi tellisin Vintedist sellise korsetikese, mis siis kõhu ümber käib. Aitaks kõhul kiiremini tagasi taanduda põhimõtteliselt siuke asi. Või üldse, ma ei tea, kas kiiremini, aga et kõht taanduks tagasi nagu võimalikult algsesse asendisse. Siis võtsin ka su hommikumantli, Siidist hommikumantli, sest ma olen valmis, et seal on väga palav. Siis lühikesed püksid, jällegi ma proteini omad, need mulle hetkel jalga ei lähe, kuigi need on L-suurus, need tavaolekus on mulle tegelikult suured. Nii et ma loodan, et peale sünnitust need lähevad mulle ilusti jalga. Võtsin kaasa põhimõtteliselt lihtsalt siuksed riided, et ma tunneks ennast võimalikult mugavalt, võimalikult suur tõenäosus, et mul jalga lähevad. Siis siuksed Oisho lühikesed püksid. Ma räägin, meil on lihtsalt nii palav siin, et minu riided on kindlasti hoopis teistsugused kui teie riided, mis te kaasa pakite endale. Imetamisrinnakad. Ei ole kasutanud neid veel, aga tellisin Monanda. Mingi siuke lehekülg ühesõnaga. Interneti lehekülg, väga hea materjal. Siis võtsin ühe topikese kaasa. Ei kujuta ette ausalt, kas ma kasutan seda või ma ei kasuta seda, aga vähemalt on ta mul kaasas. Ja kui ma praegu neid asju vaatan, siis ma mõtlen, et ma peaks mingid muud topikesed endale kaasa panema. See on nii naba topp, et ma ei tea, kas ma seda tahan kohe kasutada seal. Siis võtsin kaasa ühe suure kleidi, mis mulle ka hetkel tegelikult läheb selga. Aga kõht ikkagi veits punnitab, nii et mul ei ole nagu väga mugav sellega olla. Aga nagu isegi praegult ta läheb selga, nii et on suht safe valik. Ja see on mul tegelikult, mis ma sain mingi aeg Jaagast, mingi teise pakiga koos. Siuksed nagu postpartum retuusid. Ka samamoodi tõmbaks kõhusid sisse. Need on pikad. Nii et mul pole näinud, kas ma neid kasutan. Aga mul on nad siin kotis kaasas. Nii et kasutan, siis kasutan, kui kasuta. Ja siis mõtlesin, et ühed pikad sokid võtan ka kaasa, sest et äkki ma olen siuke inimene, kel hakkab külm. Nii, ja siis mis ma veel panen kaasa, mida mul siin kotis hetkel ei olnud. Snäkid pean kindlasti ostma, snäkke soovitatakse väga. Silvesperi, nagu ma enne juba ütlesin, siis endale mingid mõned sidemed veel, lapsele mõned mähkmed ja siis see põhimõtteliselt that's it. Siis siit haiglasse minnes tuleb kindlasti võtta kaasa minu kõrraga joogipudel, mis on mul nii kogu aeg kaasas. Siis rinnapunkavad, sain 37. rasedusnädalast hakata ka pumpama pernespiima rinnast välja ja siis panna need süstaldesse või nagu ilma nõelata süstaldesse sügav külma ja siis need siis enne minekut kindlasti kaasa võtta. Nii et ühesõnaga, mina tunnen, et ma olen suhteliselt ettevalmistunud, ma tunnen, et ma suhteliselt õiged asjad siin kaasas.
Isegi teate, mina olen nagu alati selle mõtteviisiga, et isegi kui ma ei kasutasin mingeid asju, siis pigem las need asjad olla mul kaasas, kui see, et mul neid ei ole kaasas ja siis ma hiljem pean mingi, ma ei tea, seal mõtlema, et oleks võinud ju selle võtta või selle võtta, et pigem ma olen nagu ülevalmistunud asjadeks kui alavalmistunud asjadeks. Aga on aeg selle video otsad siin kokku tõmmata. Sa võib mulle siin video all märku anda, mis sina kindlasti tunned, et minu kotist on puudu, mida ma võiksin kindlasti siia veel panna. Ja eks muidugi meie kogemust saavad olema täiesti erinevad, aga võid mulle ikkagi märku anda, mul oleks huvitav seda lugeda. Ja kui sul video meeldis, siis viska like, subscribe mu kanalit ja näeme jälle järgmises videos. Tšauki!